Meil on teile suurepärane uudis. See on midagi, mida te olete kaua oodanud. Raadiosaade Vaba sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head kuulajad, stuudios on Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets. Täna on saates külalistena EKRE kandidaadid Sigrid Konstantinova Viru-Nigula vallast ja Pille Bergström Haljala vallast. Tänases saates tuleb juttu, kuidas Jürgen Ligi riigieelarvet esitles. Räägime Rakveres toimunud valimisdebatist ning Virumaa Teataja kajastustest, mille tõttu esitasime kaebuse lausa pressinõukokku. Ja saate teises ja kolmandas osas tutvustame olukorda Viru-Nigula ja Haljala vallas. Jääge kuuldele. Aga kõigepealt reklaami osa, nimelt Evelin Vinni valla valimisdebatt on ka välja kuulutatud ja toimub esmaspäeval 13. oktoobril kell 18 Vinni vallamajas. Kes sinna siis oodatud on? Ja tere ka minu poolt ja tõepoolest üle pika aja toimub valimisdebatt ka Vinni vallas ja esinumbritena astuvad üles Isamaa erakond, Keskerakond, valimisliit ja ka 2 valimisliitu on meil suisa ja ka muidugi EKRE ja ma olen siis esinumbrina seal kohal. Kõik on oodatud, tulge elama, kaasa elama. Nad on siis seal volikogu ruumis, kolmandal korrusel. See on iseenesest juba nii põnev ruum, et inimesed ei ole seal nii tihti käinud, et tulge vaatama kas või vallamaja. Ja on ka otseülekanne. Ma arvan, et link on kindlasti leitav valla kodulehelt ja kas või Facebooki lehelt, et vaadake. Aga kui tulete ise kohale, siis ma usun, et antakse publikule sõna ja saate kas või selle sama muret tekitava tuuliku teema osas küsida, sest ma arvan, et mõned erakonnad hakkavad lihtsalt mööda hiilima teemast ja tuleb otse küsida, olete poolt või vastu? Muide, juba hiilivadki mööda, räägivad oma programmis sellist segast juttu, et loomulikult, et nemad on ka nüüd hiigeld tuulikute vastu ja nemad tahavad ikkagi kuulata nüüd kogukonda, et see ei lähe kokku nende tegevusega. Noh, nüüd on nüüd uus hüüdnimi Vinni valla kodu, meie kodu Vinni vald valimisliidul, neid kutsutakse Vinni roosadeks, kuna neil on hästi roosa valimisreklaam või et ja kui nad on siis oma plakatit välja pannud, siis tundub, et see piirkond muutubki korraks roosaks, et rahvasuus on neile juba uus hüüdnimi antud, et nemad on Vinni roosad. Aga ma räägin teile ühest pettusest. Nimelt see pettus ongi see, et kui Isamaa ja siis sama valimisliit meie kodu Vinni vald on kirjutanud, me ei poolda siis hiiglaslike või ülisuurte tuuleparkide tulekut, midagi sellist oli seal. Ja. Aga saad aru, see jätab võimaluse, et ikkagi niisuguste keskmiste tuuleparkide tulekut pooldavad, ehk ütleme, kui on ette nähtud 25 tuuleparki, siis ütlevad, oi, see on liiga hiiglaslik, teeme 22, eks ole. Ehk siis tegelikult nad siis saavad pärast hiilida kõrvale ja valetada, et me ju võtsime 3 tuulikut maha, milles asi. Et tegelikult, kui te neid ei taha, siis ärge laske ennast lollitada, see on siin ikka räige pettus, mida planeeritakse teie. Või kust piirist hakkab see hiiglaslik tuulik, et kuni 300 meetrit on normaalne tuulik ja üle 300 on hiiglaslik tuulik? Et minu meelest ikka kunagi oli Tallinnas väga suur sündmus, kui teletorni ehitati, et terve riik rääkis, aga nüüd Vinni valda tahetakse üle 100 teletorni ehitada, siis öeldakse, et no lasta olla ja ikka lasta olla minu maja taga ka, elan üle ja aga tegelikult on asi selles, et me oleme üle 1000 allkirja saanud tuulikute vastu, et asi on ikka väga tõsine, ma isegi siin see ei ole koht ironiseerimiseks, see mõjutab inimeste elutingimusi nii palju, et vald võib hakata inimestest tühjaks jooksma ja mitte ainult Vinni, vaid ka Kadrina, vaid ka Viru-Nigula, vaid ka Rakvere vald. Nii et head inimesed, vaadake neid tuulekaarte, tuulikualade kaarte, need on nüüd üleval uute uudiste lehel ja ka siis leitav Tuulikute Vaba Eesti lehelt, kuhu tegelikult tahetakse neid selga istutada. See on nende valimiste põhiprobleem kõikides maaomavalitsustes, tegelikult ka Rakveres, sest kui inimesed üldse tahavad ikkagi mingisugust esteetikat oma maakonda minna ilusatesse kohtadesse, siis sellega on varsti kõik, kui me vastu ei hakka. EKRE,
hakkab igal pool vastu, me oleme südikad, me oleme võitlejad, me ei anna alla. Aga läheme siis ühe tuntud reformierakondlase juurde, kes on tegelikult tuntud ka oma halva suuvärgi ja räuskamise poolest, kes on olnud seal tegelikult parlamentaarse kultuuri alla kiskuja ligi 30 aastat, sest kui mina tulin, öeldi, et ta on ju kõige kauem olnud Riigikogu liige, Jürgen Ligi. Ja kui palju pahandust on jõudnud oma elu jooksul teha, see on lihtsalt uskumatu. Et ma tavaliselt ütlen ühe asja vähemalt, mis minu jaoks on ta täielikult outsideriks muutnud, et see mees võitles 10 aastat ajateenistuse ärakaotamise eest, et see oleks lihtsalt Eesti armee, Eesti kaitsevõime olematuks muutnud, et rääkimata sellest, kuidas ta rahapesu aegne minister oli, et see on lihtsalt kohutav, et sellised tegelased julgevad üldse oma kodunt nina välja toppida ja neid mädamunadega ei loobita. Aga selline see Eesti elu juba on, et erukommunistid on riigis võimu üle võtnud pikaks ajaks. Ja mida ta siis, Evelin, rääkis, sa olid just saalis sellel ajal? No, Jürgen Ligi tuntud oma suuvärgi poolest, aga mingil hetkel tekkis mul ka selline tunne, et kus on piir? Kas me võimegi lõpmatult nagu kuulata seda ülbust ja solvanguid Riigikogu liikmete naiste suhtes just. Mina sekkusin, kui ta hakkas Moonikat mõnitama, Moonika Helmet, et ma lihtsalt ütlesin, et nii ei tehta ja läksin saalist minema. Et head inimesed, kes te tahate viisakat parlamendi kultuuri ja arvate, et seda saab Reformierakonnalt, siis ma tulen teile kaasa. Ma tuletan kas või korraks meelde, et kas me saime siis kunagi viisakat parlamendi kultuuri, kui mina olin põhiseaduskomisjoni esimees ja Kaja Kallas blokeeris mu ruumi oma päkapikkudega ja ronisid peaaegu laua peal, lõugasid ja laamendasid, olid valmis juhtmeid välja tõmbama, et koosolekut mitte pidada. Te olete ju kõike seda televisioonist näinud, et kus nüüd see räuskamise jutt on, eks ole, et need olid siis need viisakad inimesed või, et uskumatu, millist pettust kogu aeg levitatakse. Aga minu meelest saavutas Jürgen Ligi järjekordse madal taseme, et ma pidin küsima Riigikogu esimehelt, et kus kohas on see piir, millest enam nagu üle ei minda, et ta saab ära saata ministri puldist, kui ta muutub ikkagi väga, väga ebaviisakaks, väga inetuks, et kus see piir on, näiteks kui ta võtab omal püksid maha, kas me siis saame ta Riigikogu puldist ära saata ja tegelikult sellist seadust ei ole. Minu meelest peaks täiendama Jürgen Ligi seaduse tegema, et kui läheb ikkagi minister... Räuskamiseks ikkagi täiesti kontrollimatult, siis tuleks mõelda, jah, siis peaks Riigikogu esimees tegema talle märkus ja ütlema, et teeme siis 15 minutit vaheaega, las ta rahuneb, võtab tabletti, arvatavasti ta võtabki, ja siis lähme edasi. Aga lähme numbrite juurde ka, et ma arvan, et me väga pikalt ei jõua riigieelarve iseloomul peatada, aga kõige tähtsam asi on see, et tegelikult ta on üks läbi aastate kõige suurema defitsiidiga riigieelarve. Jah, et eelarve defitsiit kasvab 4,5%-ni, et sellist olukorda on ajaloost raske leida, et kui ka nagu võrrelda koroona ajaga, aga me ei saa ju eriolukorraga võrrelda, aga see, et riigi võlg kasvab 11,5 miljardini on suur näitaja. See on üle veerandi meie sisemajanduse kogutoodangust. Aga see veel ei ole kõik, et 2029. aastaks plaanitakse riigi võlg kasvatada 13,5 miljardini. Ja see lükkab otseselt ümber selle vale, millest rääkisid Reformierakonna ja Eesti 200 esindajad. Nad on kogu aeg seda rääkinud. Et nüüd tõesti me teeme umbes tasakaalus oleva eelarve ja kuidas ikka Ratase valitsuse ajal kõik see oli tasakaalust väljas. Kõik aga hästi minema. Aga tuletame meelde, et kui EKRE osalusega valitsus lõpetas, oli majanduskasv 8,3%, pretsedenditu üle aastate. Millist majanduskasvu nemad pakuvad? 0, miinust, 0,1. Et kui see ei sobinud ettevõtjatele, mis siis veel sobib? Kui see ei sobinud,
mida te veel tahate? Ma küsin, et millist majanduspoliitikut te üldse soovite, kui 8,3 majanduskasv on, mis ei tulnud kinnisvaratulu ülekuumenemisest, vaid ikkagi väga sisulisest ettevõtluse edenemisest, sest arvestame, et koroona ajal olid veel paljud uksedki kinni tollel ajal ja piirangud peal. Ikkagi me suutsime tuua 8,3% majanduskasvu, see on pretsedenditu. No aga kui vaadatagi, et kuhu see raha kulub, et miks nii palju peab põlga võtma ja vaatame Kliimaministeeriumi eelarve kasvab 400 miljoni võrra, et ikkagi aetakse seda rohepööret samal tuuridel edasi, majandus langeb, aga nemad keeravad vinti juurde ja muide ka Rail Balticule, sinna plaanitakse kulutada järgmisel aastal kokku 436 miljonit. Ja kui nüüd vaadatagi kokku liita need asjad, peaaegu miljard tuleb sealt. No ongi, et see on jälle vale, et nüüd paneme riigikaitsesse. Tõsi, sinna läheb ka, aga tegelikult kõige suurem auk on rohepöördega seoses ja nüüd nad kavatsevad muide ka meretuulikud ära teha, et ilmselt enne poliitikast välja kukkumist Reformierakond püüab varastada nii palju kui veel üldse võimalik oma semudele kantida raha nii palju kui võimalik, et aga nad on ka otse välja öelnud, et nemad ei jäta ju pärast neid tulijatele ju raha, et mis te arvate, et me jätame... See oli vist Jürgen Ligi suust. Jürgen Ligi, jah, ütles, et mis te arvate, et me jätame siis EKRE-le ja Keskerakonnale, kes pärast Reformierakonda tuleb, et jätame neile siis raha. Jaa, vot siis enam tasakaalus eelarve jutt ei kõlba, eks ole. Et kõige tasakaalutum eelarve üle aastate, nii et palju õnne siis tasakaalus eelarve propagandistidele. Kusjuures ta ei jäbenenud ka, kui küsiti, öeldi, et mis siis on? Ta ütles, et tema ülesanne oli kõige hullem ära hoida. No kuulge, see on hullemast hullem, mis toodi Riigikokku, see eelarve, mis on niisuguses miinuses ja veel näitab, et tulevik, kus me peame hakkama neid laene aga põhiline on see, et nad valetavad. Et täpselt nagu nad valetasid maksude mitte tõstmise kohta, valetasid nad tasakaalus riigi eelarve kohta, mõned noogutasid kaasa, no ja see on ikka riigimehelik jutt ja sellest ei ole jälge, sellest ei ole mitte mingit jälge, luubiga ka ei leia. Aga see ongi üks kõige märgilisem asi, sa tahtsid midagi lisada? Jah, et ainus koht, kus kärbiti oli Kultuuriministeerium 26 miljonit, et me nagu... Persole siis palju õnne, et neil on palkadega väga-väga kehvasti. Aga teisalt poolt õnnitlen neid, kes seal Eesti Rahva Muuseumi laval rõvedusi tegid, et nemad saavad oma raha ikka kätte, et kõrgkultuur tõmmatakse maha, riiklik sümfooniaorkester saab näljapajukit ja igasugused liputajad ja mudaloopijad, need siis saavad raha. No nemad saavad teistest nii-öelda ridadelt, mitte kultuuriridadelt, vaid just ka soolise mingi mitmekesisuse arendamisel. Nad arvavad, see on kõrgkultuur, kui kueerid hüppavad laval. Mida ta muidugi ei ole, see on palagan, haletsusväärne palagan ja häbiväärne liputamine. Aga näed, siia me oleme jõudnud. Sellegipoolest lähme Evelin edasi, sest meil on veel olulisi küsimusi arutada. Nimelt oli teisipäeval Rakvere teatri kinos debatt, kus siis mina osalesin EKRE poolt, oli siis Rakvere esinumbrite debatt, oli seal muidugi minu paremal käel Reformierakonna esindaja, siis üks väga jutukas sots, kes ei tahtnud sugugi vait jääda, siis oli Rakvere linnapea Triin Varek, endine keskerakondlane, hiljutine keskerakondlane, praegune hästi isamaaline inimene enda jutu järgi, ja siis me läheme edasi, oli ka siis endine korruptsioonikurjategija Jaadla, Andres Jaadla, kes trügib poliitikasse, loodab midagi lüpsta vist avalikust sektorist, mis seal veel järgi on jäänud eelarves. Muide, ma just selle kohas mõtlesin, et äkki Jaadla on nende suurte sulide kõrval veel poisike. Et ei, no kuskilt paistavad veel igasugused kõrvad, et ta ei ole ainukene. Tema probleem on see, et ta ei ole võimu juures olnud, muidu oleks siin juhtunud imeasju Rakveres. Et Kaabuga oleks muidugi käidud ja ümmargust juttu aetud, aga raha oleks hakanud ära kaduma.
siis keda ma jätsin veel nimetamata, sa olid ju saalis ka kuulamas. Saal oli muidu tihedalt täis, seintel olid homofestivali plakatid igal pool, liputajate pildid, vikerkaared, siis oli seal üks uhke pilt, kuidas Isamaa siis mõjukas liige, eragümnaasiumi juht Anne Nõgu kõkutas siis seal homofestivalil koos Velva Väliga saalis ja neil oli väga tore. Ja mida ma veel avastasin, nüüd see oli oluline moment, et vaatan neid plakateid, fotosid, kes on sponsorid. Sponsoriteks Anne Nõgu, Art Hotel, Art Cafe. No jah, võtke siis teadmiseks, et Art Cafe on transinimeste propaganda taga ja kõike seda on mahitanud vähemalt 8 aastat Isamaa, kes väidetavalt on konservatiivne, aga mulle tundub, et millest ta sotsidest eristub, kas värvikammast ainult või et kui Anne Nõgu on peasponsor, saate aru, Anne Nõgu, Isamaa mõjukamaid liikmeid on üks peasponsoreid oma festivalil, kus teie lastele räägitakse, et sugu saab vahetada 3 korda aastas ja filmid, mis seal oli, üks film oli siis Kosmose lesbi printsess, seda rahastas Rakvere linn. Ja nii läks ka debatt seal tõesti käima, et ma märgiks ühe asja ära, et tegelikult oli kehvasti korraldatud. Esiteks otseülekande heli oli alguses täiesti halb ja ruum oli ju kitsas, inimesed ei mahtunud ära, oleks võinud ju teha kinosaalis, ruum kõrval oli tühi, aga meid pandi sinna baari või sinna eeskotta, kus inimesed pidid püsti seisma, aga mina näen, et ainukene mõte seal seda asja üritus korraldada oli see, et need homofestivali propaganda plakatid jääks taustale. Ma arvan ka, see oli neil see märgiline ja kogu see homo Kamarilja liputas ka seal ja ohkis ja ähkis seal pinkide peal ja kui aga EKRE midagi rääkis, kõik see homo Kamarilja kirtsutas nina ja noh, paistab, et see Rakvere kõige suurem teema ikka homod ja homod, hommikul õhtul riigiraha, linnaraha, kõiki peab neile saama. Eragümnaasiumi juhi raha, Art Hotelli raha, aga siis alustame debatist otsast peale, et tegelikult seal läks debatt kõvasti käima sellega, et kui oli juhtimisest juttu, siis ma ütlesin, et vähemalt ühest abilinnapeast EKRE tahab loobuda ja ütlesin ka summa, palju ta 4 aastaga on võtnud, sest see oli kunstlikult üle paisutatud, see ametikoht, 200 000 eurot lihtsalt laristati 3. abilinna peale. Inimesed saavad ju ise arvutada, kui linnapea palk, mida ta brutona kätte saab, on 3800 eurot. Saame sinna juurde veel sotsmaksud ja korrutame siis 12-ga ja korrutame 4-ga ligi 200 000 eurot. Kulutas ta 4 aastaga ametikohale, mida ei olnud tegelikult vaja, mis on üleliigne. Ehk siis osteti kuidagi nagu mingit koalitsiooni inimesi ära väga korraliku palgaga, selgus, et nende nagu siis vastutusalad veel kattuvad oma vahel, nii et seal oli kohe näha, et see oli kunstlikult loodud ametikoht. Ja siis läks tõesti diskussioon lahti, et kas seda kõike vaja on ja siis tegelikult tunnistati mitmel pool, et ei olegi vaja. Isegi linnapea tunnistas, et jah, et läksime vist liiale. Aga siis tuli välja, et kui me rääkisime igasugustest kuludest ja probleemidest, kuhu linnal raha ei ole. Loomulikult ma tõstatasin selle, et homofestile konservatiivne Isamaa kandib alati raha ja see on üks põhjus, miks meie ei ole koalitsioonis olnud, sest me ei ole nendega sellise asjaga nõus, et Kosmose lesbi printsessi animafilmile pumbatakse Rakvere pensionäridele või noortele kuuluv raha ja hängitakse seal mingisuguse väikese Kamarilja pervertide hängimine, see lihtsalt ei kõlba kuskile. Ja samas ei jätku raha linnaorkestrile, kes siis jõulude aegu teeb traditsiooniliselt kontserti. Palju õnne pensionärid ja inimesed, kes tahtsid jõulukontserti kuulamine, ei ole raha, ei ole. Insuldijärgsete terviseparandajate rühm, sellelt tõmmati 400 eurot maha, sest homo Kamarilja peab oma leiva kätte saama. Virumaa muuseumitelt tõmmati toetus maha, mis oli ette nähtud Mementolt ehk meie represseeritutelt, kõige rohkem kannatanud Eesti inimestelt võeti raha ära, sest neile ei jätku. Homo Kamarilja peab
peab transinimestest saama aga mina ei kujuta ette, kuidas hakatakse küüditatud mälestusüritusi tegema, seal pole ju enam inimesi, kui Memento ei saa oma inimestega tulla. Aga ma rääkisin, vaata, väga tore ettekanne oli iseenesest volikogus, ajalooõpetaja Heli Kirsi rääkis palju kannatanud Eesti noortest, keda 10-15 aastaks Siberisse viidi, mõned lasti maha kooli noortena, väga liigutav oli ja siis rääkis, et äkki pannaks ausamma ja ma küsisin, väga tore mõte, aga äkki annaks Mementole kõigepealt 400 eurot, mille te neilt ära võtsite. Et represseeritud ühing saaks tegutseda. Rakveres vajaks muidugi represseeritud mälestustuba, muuseumid on põhiliselt orienteeritud mööbli näitamisele ja kõigele, aga näiteks Memento inimene ütles, et üks noor haritud eestlane ütles talle, et mis see Siberil viga oli teil? Mis seal viga oli? See on väga tore ja ma tahaks ise sinna minna. Võt nii kaugele oleme jõudnud sellega, et enam ajaloost ei räägita, nii kaugele oleme jõudnud sellega, et Mementolt muuseumidelt raha ära võetakse ja siis ongi järgi jääb ainult kogu see ogarus ja liputamine, et Rakvere on selles mõttes viidud ikka täieliku alandusse, et isegi Pärnus inimesed ütlevad, et noh, lähme seal linna peal, lähme oleme kohviku järjekorras või disko järjekorras, kohalikud neiukesed irvistavad, et te olete sealt oma pealinnast, jah, no kas selline maine on Rakverele kohane? Kas Rakvere inimesed tahavad, et see kestaks edasi? Ja muide, pärast olid ajakirjanikud väga ärritatud, et noh, sellel teemal üldse räägiti. Et noh, toon pärast veel näite, et Virumaa Teataja peatoimetaja Eeva Samolbergi kirjutas pärast artikli, et kuidas EKRE esinumber mu lapsele sooneutraalsust tutvustas ja valimistest veel kord, ehk siis moonutas olukorda, mille peal me tegelikult tegime ka ju pressinõukogule kaebuse, sest artikli pealkiri oli eksitav ja vale. See jätab nagu mulje, et see oli libauudis, mida tegi siis Virumaa Teataja peatoimetus. See oli häbiväärne lihtsalt. See oli nii häbiväärne, et pressinõukogu on Eesti ajakirjanduse regulaatororgan, et kuhu lähevad kõige hullemad juhtunud, mis ajakirjandus on juhtunud. Et Evelin, sina ise kirjutasid selle kaebuse, loe, mis seal siis kirjas on, millised etteheited. Tõesti, nagu mina, tähendab, oleksin õpetanud tema lapsele transideoloogiat. Inimene võttis oma lapse kaasa, see ei ole keelatud, eks ole, jooksis ringi Roomas palju seal, eks ole, noh, laste asi, eks ole. Aga tähendab, tuua oma laps, meie ei pahandanud selle peale, sugugi mitte, aga pärast öelda, et seal räägiti trans- ja homodest ja minu laps sai teada, et soovahetuse teemadest, sest ma rääkisin jah publikule seda, et kui siis nipsakalt küsis siis Eva Samolberg, et mis on siis kokaiini ja oma pealinnad sarnast, eks ole. Ma ütlesin, et mõlemad kahjustavad noorte ja inimeste tervist ja heaolu. Et siis nad olid kõik väga pahurad ja grimassitasid aga ma rääkisin neile loo, mida oli üks psühholoog rääkinud hiljuti, kuidas noored neiud kui neil on identiteedihäired, poisid peavad ennast tüdrukuteks, tüdrukud poisteks, see on kohutavalt kahjulik noorte vaimne kahjustamine. Ja siis nad pärast ajalehes kirjutasidki seda, et kui sa refereeriksid natuke. No jaa, et ta veel ei öelnud, et Anti Poolamets tutvustas lapsele ma ei tea, narkootikume, kuna see oli ju kõik need teemad, millest ju debatis sai räägitud ja ma tõesti tegin kaebuse, sest sina ei rääkinud ühtegi sõna tema lapsega, aga tema kaasas oma alaealise lapse poliitilisse propagandasse, mis on minu meelest ajakirjanduse eetiliselt äärmiselt küsitav, et lapsi tuleb ju käsitleda erilise ettevaatlikkusega, mitte et ta toob selle arvamusloo nagu illustreerimiseks. Pahupidi, nagu mina teeksin sooneutraalset propagandat tema lastele. Millal me oleme selle jama vastu ja siis ta keerutab, valetab ja udutab, eks ole. Ja tulebki ju, tähendab, kui ma kirjutasin ajakirjanduse pressinõukogu eetikakomisjonile, siis ütlesin, et ajakirjanik ei tohi avaldada nagu pahatahtlikke või moonutatud hinnanguid ja noh, kõik see, et ta tuleb nagu valega välja, toob oma lapse mängu ja minu meelest on see tema vastutada, et oli õhtune aeg, igasugustel teemadel räägiti. Et Rakvere on kokaiini pealinn, sellest rääkisime, narkootikumidest. No ei tooda siis ju, eks ole, täiskasvanute seltskonda ja pärast ei
ei hakata rääkima, et Poolamets propageeris kokaiini lastele või kuidas, eks ole. Absurdne. Aga EKRE-l on korraks nüüd debati juurde minnes, et EKRE-l on eesmärk võtta need häbiväärsed tiitlid linnalt ära, aitab homopealinna tiitlist, aitab kokaiini pealinna tiitlist. Ma käisin ka kohaliku politsei ülemaga kohtumas, arutasime, mida saab teha, et kokaiini pealinna tiitel ära võtta. Kuidas üldse noortele uimastitest nagu ennetustööd teha, et see on tohutult tähtis asi. Ja see, kõik see ilustamine ja moonutamine tegelikult, mida Virumaa Teataja on kogu aeg teinud, see on kahjustanud ka inimeste arusaamisvõimet, et nad enne valimisi hakkavad nii tugevalt moonutama, et see läheb juba täitsa käest ära, et võiks öelda, et Virumaa Teataja ei ole ausalt käitunud. Ei ole ja jääbki mulje, et nad justkui teevad katet ka võimul olevale erakonnale, Isamaa erakonnale. Toome kas selle näite, me oleme siin saates ka rääkinud seda määrust, mille kohta õiguskantsler andis ka hinnangu, et millega linnapea sai iseendale preemiaid ja hüvitisi määrata ja massaažitoetusi, liikumistoetusi, toitumisnõustajaid ja mis imeasju veel, autohüvitised, prillihüvitised, iseendale, eks ole, seaduse vastased. Ja muide, mina, kui see määrus vastu võeti aprillikuus, ma juhtisin Virumaa Teataja tähelepanu, et kuulge, see on õigusvastane. Ei mingit reaktsiooni. Siis ma pöördusingi õiguskantsleri poole, ütlesin, kuulge, näete, see on õigusvastane ja tuli õiguskantslerilt kiri, mis ütles, et on eksitud 3 nagu seaduse vastu. Ja nüüd siis oli kolmapäeval uus volikogu, kus prooviti siis seda õiguslikult vale eelnõud või määrust parandada samasugusega, et katkist rehvi mindi parandama katkise rehviga ja selle asemel, et noomida, hakkas ajakirjanik opositsiooni sõimama. Et me suutsime selle seisma panna. Et meil vedas Et ei pannud katkise rehvi asemel katkist rehvi. Oli olukord, kus Mihkel Juhkami pidi minema, kuna tema hüvesid hääletati, pidi minema nagu teise ruumi ja keegi veel ja häälte arv läks 9-9 ja me panime selle absurdsete hüvede eelnõu seisma. Aga mis sellega oleks kaasnenud? Kui oleks see eelnõu läbi läinud, see määrus, siis oleks pidanud jälle õiguskantsleri poole pöörduma ja paluma tal jälle uus hinnang anda, sest ega siis seda seadusega vastuolu ei võetud ju välja. Ja, aga vaata, ma räägin veel Virumaa Teatajast, et ka sinu artikkel sellel teemal lihtsalt lükati sahtlisse ja on palju asju sahtlisse visatud, mis ei lähe toimetuse seisukohtadega kokku, eks ole. Just. Toimetuse seisukoht on lihtsalt vasak, liberaalne, kohati vasak äärmuslik, et nad teevad juba oma partei lehte, see ei ole enam tasakaalu ja sõltumatu lehte. Nad teevadki Isamaa partei lehte, sest ajakirjandus on mitte Isamaa, vaid vasakliberaalset, aga Isamaa on vasakliberaalsetega juba üks ja sama. No ma toon just, ütleme, Virumaa Teataja on siin Rakveres leviv leht ja Rakvere linnavolikogus on valitsuses on Isamaa võimul ja nüüd saabki öelda, et tegelikult tehakse ju võimule katet, et Virumaa Teataja ajakirjanikud on ette heitnud, et EKRE halvustab. Ei, lugupeetud Virumaa Teataja ajakirjanikud, EKRE ei halvusta. EKRE toob välja need probleemid, millele peaks ka tegelikult ajakirjandus tähelepanu juhtima. Ajakirjandus peab ka kaitsma linnakodanikku, mitte kui keegi hakkab endale massaažihüvesid linnakodanike arvelt määrama ja palk on 4300, siis meie Virumaa Teataja vaikib ja hakkab sõimama neid, kes sõnumit tõid, eks ole, ja siis Ojaperv läheb telgi juurest mööda, ütleb, no kõik on nagu nii, aga vaat EKRE ikka ütleb, need on ikka populistlikud. Kuulge, miks seal opositsioonis olla, kui me ei too näiteks neid petuhankeid välja, mida taheti teha, kui me ei too seda LGTB-le raha laristamist ja samal ajal eestluse ilma jätmist. Vot tuligi meelde, mis veel huvitavaks läks debatile, et kui ma ütlesin, et Rakvere, tähendab, meie küsiti, aga teie programmis on kirjas, et Rakvere peab olema eestimeelne ja eestikeelne. Ja väga ründavalt tuli ka siis moderaator peale, et mis mõttes, kas teisi rahvaid siin ei tohigi olla või? See meie prioriteet on eestlased.
mitte mingi Türgi basaar siin, et me ei hakka neile raha andma. Ja siis sekkus vihaselt linnapea Triin Varek, kes siis ütles, et aga siin on ju teisi rahvaid, siin on võrdsus, kõigil peab olema võrdsus, et ta oli lausa ärritunud sellest, et ma rääkisin eestikeelne ja eestimeelne peab olema. Et ma olen tõesti jahmunud, et see ärritab teisi kandidaate, mitte kõik on nagu vihased. Meenutab nõukogude aega, et mingid činovnikud ütlevad, et mis mõttes eestikeelne, natsionalistlik on see ju, eks ole. Me peame siin tõesti teada Araabia basaari tegema, mida nad on kogu aeg teinud, see Kamal Lammas ja kõik on mingisugune pagulaskeskuse pidu siin, eks ole. No jah, et me peaksime siis põhiseaduse prügikasti viskama, mis ütleb, et eesti keel ja kultuuri rahvas peavad kestma läbi aegade, aga praegu... Neid ei huvita, see neile põhiseadus on neile ärrituse objekt, eks ole, et see on eestlaste maa ja eestlased peavad siin saama hästi elada. Ja toetame eestlaste üritusi, et toetame meie linnaorkestri jõulukontsertit, toetame meie Virumaa muuseumit, et ei, me ei toeta, me teeme ainult ikka vähemused, Triin oli väga pahane, et miks te tahate vähemused ilma jätta või? Vabandage, loomulikult me jätame homofestivali ilma ja meil lähe koalitsiooni, kui see asi ei lahene. Eks me siis oleme igavesti siin, et siis Rakvere saaks oma homopealine tiitlit hoida, kui valija nii otsustab, et mis me teha saame siis. Et eks siis ollakse kuulus Haapsalus, Vormsil ja Kuressaares, et selline see siis olukord on siin tänu Isamaale ja ma ütlen ka Virumaa Teataja ajakirjanikele, et Rakvere linnahädades ei ole EKRE süüdi ja ütlen ka Me ei ole siin kordagi võimu juures olnud, sest me ei toeta seda kultuurisõda eestlaste vastu. Ja ütlen ka Virumaa Teataja lugejatele, et kui te näete, et jälle et EKRE-t sõimatakse ja mingi asi on kuidagi moonutatud, lugege ennem uued uudised läbi, siis te saate nagu täpsema info. No selleks on ka meie saade, sest me teadsime, et Virumaa Teataja on läinud vasakpoolseks, Virumaa Teataja peatoimetaja on peamiselt feminismile keskendunud, mis on vasakäärmuslik ideoloogia ja mehi halvustab ja tüli külvav ideoloogia. Ja me teadsime, et ta on LGTB aktivist ja nüüd see tuli nii puhtalt välja ja ta ei suuda oma erapooletust hoida, et see on üllatav, et iseasi kaua ta võimul püsib, kui ta oma positsioonil püsib, kui ta tegelikult muutab selle ajalehe oma eraleheks või oma erapoliitiliseks sõjakäiguks. Ja seda enam, et kui see leht on nii kaldu vasakule, siis see nimi ei ole õige. Pigem võiks selle Virumaa välja vahetada sõna vastu liberaalne teataja, vasakliberaalne sõnumite tooja või praegu enne valimisi teataja. On see puhtalt sellisene ja väga kangelt, no see nii räigeks ei ole ammu ka mindud, aga hoiak on ammu selge, et siis peategelane, kellega tehakse üle 2 lehe intervjuusid, on ikka Keijo Soomelt, kes oma homofeste peab ja siis küsivad, miks te räägite sellel teemal? Jah, nii piinlik on, meil on piinlik. Te teete üle 2 lehe lugusid nende aktivistidega hommikul õhtul, nemad on kolumnistid ja kõik, et te lihtsalt olete ära lollitanud selle vaese Virumaa. Et mina ütlen, et olgu sellel lõpp üks päev ja küll ühel päeval ongi. Ja paneme ka tuulikud seisma varem või hiljem, et me ei anna alla, et me ei lase Eestit uuesti mingiks nõukogulikuks moodustiseks muuta. Aga seal on ka tagajärjed. Ma toon veel näite selle, et Virumaa Teataja lugejate arv on ju drastiliselt langenud. Virumaa Teataja on viimastel suvedel ilmunud ainult 3 korda nädalas ja see leht on tõesti nii kokku kuivanud, et sealt ei olegi varsti enam mitte midagi kui tahate rahvuskonservatiivset infot, kuulake meie saadet, lugege uusi uudiseid, see on tegelikult lihtsalt normaalsus, mitte midagi erilist. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Täna me räägime asjadest, nii nagu need on, ja täna me keskendume peamiselt kohalike omavalitsuste valimistele ja minul on külas Sigrid Konstantinova, kes on Viru-Nigula EKRE kandidaat. Et Sigrid, tere tulemast ja nii hea meel on, et sa
kandideerid EKRE nimekirjas ja räägi endast natukene lähemalt, et kus sa täpsemalt elad, palju sul lapsi on ja kuidas see hea mõte tekkis, et kandideerida EKRE nimekirjas? Ja tere! Mina olen elanud nüüd 8 aastat Kundas. Peres kasvab meil 5 last. Kuidas ma jõudsin siia EKRE ridadesse? Eks ma olen aastad tegelikult jälginud ja vaadanud. Mulle just meeldivad Mart ja Martini need väljaütlemised, et kus nad räägivad asjadest, nimetavad neid asju täpselt nende nimedega, nagu need on. Lihtsalt üks hetk nägin Facebookis, et on võimalus siis liituda EKRE-ga. Seal tuli ka välja täpselt samamoodi see, kui meil hakati rääkima, et koolis hakatakse õpetama lastele, et sugusid on rohkem kui 1 ja 2. Ja siis veel omakorda, et seal tuleb ka selline teema siis, et on perega lapsevanem number 1 ja lapsevanem number 2. Jah, mul on 35-aastane, aga mina olen ikkagi seal sees, et on ainult ema-isa. Ei saa olla meie kodus olla number 1 lapsevanem ja number 2 lapsevanem. On väga õige ja kusjuures, kui ma olen inimestele rääkinud sellest, et teate, et tõepoolest on, me oleme sellel kursil, kus lastele räägitakse, et sugusid on rohkem kui 2 ja milline on ju reaktsioon, öeldakse, et ärge hirmutage, mis rumalat juttu te räägite. Näiteks siin mõned päevad tagasi oli Rakveres esinumbrite debatt ja seal läks ka jutt sellele, et tehakse koolis ju homopropagandat, LGBT propagandat ja reaktsioon oli selline, et ei usu ja kui ma olen ka oma lapse õpikust võtnud välja neid lehekülgi, et vaadake, et see on päris, siis tullakse ja aeg-ajalt jälle küsitakse, et kus õpikus see oli ja et mida seal täpselt räägiti, et inimesed nagu ei usu seda. Ja. Aga kuidas sa oled oma lastele selgitanud, et need asjad, mida koolis räägitakse, et need polegi päris õiged? Me jõudsime sinnamaani sellega, et oligi jutt, et võib-olla 8. klassi, mul esimene laps läkski 8. et kui peaks õpikus, nüüd peaks tulema uue selle kirjastusega see õpik ja peaks olema see asi sees, siis meie kategooriliselt keelame tal seda õppida ja kusjuures ega tema isa oli ka, et ta ütles täiesti vabalt, ei lähe sinna tundidest, kipib seda ja ongi kõik. Minu laps ütles samamoodi, et ei taha minna. Ja ma ei sunni ja selles suhtes tegelikult mina mõtlen jälle selle koha pealt seda, et see õpetaja läheb sinna klassi ette. Ta on vanakooli õpetaja, ta on vanem kui mina. Kui mina ütlen, et on ainult mees ja naine, ema, isa ja kõik rohkem ei ole midagi. Et kuidas see õpetaja ise läheb sinna klassi ette ja hakkab rääkima, et kuulge, meil on sugusid nüüd rohkem, et kas ta julgeb pärast seda tundi vaadata endale ka peeglist otsa või? Ja kusjuures minu laps ütles, et tal oli piinlik ja ta oli pettunud oma õpetajast. Et ta arvas, et õpetaja on targem, aga mina ei tea, kas õpetajatel on mingi sund sellist jama ajada või? Selles suhtes on see, et eks see haridusminister, kes meil on, eks ole, ja eks sealt kõik see alguse sai, kui nüüd need Eesti 200 ja kõik reformikad, kõik need kokku sinna läinud on, sest ega sotsides on täpselt samamoodi ju kes on abiellunud mehega, ja siis tuli jutuks ka täpselt samamoodi see, et nemad peaksid saama ka veel omakorda mingisugust toetust, see, et kui nemad võtavad enne lapse, siis ma ei tea, ma ei oska lihtsalt vaadata seda asja. Et alguses ju, kui hakati seda on propagandat ajama ja räägiti meile justkui abielu võrdsusest, olid ju teemad pigem sellised, et mida te tungite teiste inimeste magamistuppa ja me ütlesime, et see ei lõpe sellega, see lõpeb sellega, et hakatakse ka nendele omasooliste perekondadele andma võimalust lapsi adopteerida ja nüüd, kui ma loen neid poliitikaradari küsimusi, siis juba ongi ilmunud sellised küsimused orbiiti, et kuidas te suhtute, kui võimaldatakse samasoolistel, ma ei tea, kas perekondadel või mis perekond, samasoolistel lapsi adopteerida, Me oleme jõudnud sinnamaani, sest võtame ka selle Eesti kuulsa paari,
kes ostis omale kaksikud USA-st ja naiste ajakirjad on tihtipeale emadepäeval just neid inimesi täis, näidatakse siis nende lapsi, et kuidas siis, ma ei tea, perekond Piller või mul ei jää nende nimed meelde, Haaber ja Piller, et kuidas siis nemad nagu eeskujulike lapsevanematena siis tulevad paremini toime kui ema ja samas tegelikult lastelt on ju ema ära võetud. Nad ei saa oma emaga koos elada, nad elavad 2 mehega koos. Just. Et see ongi nagu see koht, et nad on mõlemad meesterahvad, on ju, et siis mul tekibki küsimus, et kuidas suudab see teine, see meesterahvas anda seda ema poolt nagu talle nagu selles suhtes, nagu mida ema peaks nagu andma, on ju. Sellepärast, et meie kui emad, meil on see ema instinkt, meestel seda ei ole. Tema saabki ju tegelikult täita just seda isa rolli, mitte ema rolli. Ja see on loomulik, et neil ei ole, sest nad ei ole pidanud kandma seda last 9 kuud oma rindade all, et nende jaoks see laps on ikkagi, ütleme nii-öelda, tulnud siia ilma ei tea kust, on ju. Ja see kokku kasvamine, kokku olemine, et võimalik, et nendel meestel ei ole sellist tunnet iialgi saamas ja lastel ka ju. Mõtleme ju ka laste peale, et lapsel on ju oma emaga olnud ka ju ühine vereringe. Et sellised väiksed detailid. Aga kui nüüd vaadata üldisemalt, et Viru-Nigula vald on üks jälle nendest valdadest seal Ida-Virumaa poole peal, mitte, on küll Lääne-Virumaa osa, aga on ka väga palju saanud pihta rohepöörde hullustest, et on paljud ettevõtted kinni läinud, et kuidas kõrvalt ja kuidas seal Kundas näiteks elades see välja paistab, et millised on need viimase aja suuremad muutused olnud? See on hea küsimus rohepöörde osas. No selles mõttes, et meil on neid tuugeneid on 3 tükki niigi seal, on ju. Ja nii palju, kui mina nagu selles suhtes olen inimeste käest kuulnud, siis teatud puhul, kus nagu see tuul puhub, on reaalselt kuulda seda, kuidas see häält teeb. Ja see on tegelikult väga häiriv. Teisest küljest ma jällegi mõtlen seda, et räägitakse nii hullult, et ta pidis odavamaks minema, selles suhtes see elekter ja kõik, mis iganes on. Aga kui me nüüd natuke konkreetselt vaataks sinna sisse, siis ei lähe ju odavamaks. See tuleb kõigepealt sinna üles panna, kui palju see kõik maksab, eks ole. Need hooldused hakka pihta pane sinna juurde, on ja kui palju see jälle kõik läheb. Aga see on kõik meie raha. No just, ja ma veel mõtlen selle peale, et kui palju on neid tuugeneid pandud just sinna Kunda piirkonda ja Ida-Virumaa piirkonda, et teil peaks elekter ju puhta tasuta olema. No iseenesest peaks olema, sest minu meelest meil ju, kui siin oli ka sellest oli juttu, et need samad tuugenid pidid siis aitama väga palju kooli elektrile nagu juurde. Ma ei tea, ma ei oska öelda, kas tõesti on aidanud või nad ei ole aidanud või on see jälle kusagilt imetud lihtsalt ilus jutt. No ma just mõtlen, et koolid ju peavad iga ilmaga avatud olema, et kui tuult ei puhu ja päikest ei paista, siis ei ole ju sealt ka koolil midagi saada. Ja kui nüüd vaadata veel tulevikku, et plaanitakse ju suurendada nende tuulikute arvu, et ütleme, paljud ei kujuta ette, et mida tähendab tuulikute all elamine. Viru-Nigula valla inimesed teavad seda, nad on pidanud sellega ka kohanema, sest ka tuugenitele lisaks sellele mürale on ju veel hästi palju häirivaid faktoreid, näiteks varjutamine, et ma tean, et üks pere on oma terve elamise kolinud põhja poole, kuna seal ei ole varjutamist, ja lisaks veel ka muud tingimused, et nähtavasti ei saa enam nende tuugenite lähedusse enam midagi ehitada, kuna müra seab ka uued takistused
lapsed ja teisest küljest ega noored, mis nähtavasti ei taha ka sellisesse väga suurte tööstuspiirkonda kolida, kuna tuugenid ju ei anna töökohti. Ei anna. Selles mõttes on, ma tean, siis kui sa hakkad Kundasse sisse sõitma, seal on tervelt 3 tükki ja minu meelest ongi selles suhtes, nad on ka tehtud niimoodi, et kas sinna ei kannatagi mitte midagi kõrvale nagu selles suhtes ehitada või mis iganes veel. Aga see ka, et kui nüüd mõelda, et kui sinna veel juurde planeeritakse... Ei, kindlasti mitte, sellepärast, et lõppkokkuvõttes on ju selles suhtes on see, et meie kui lihtinimesed sellest niikuinii mingit, ma ei tea, et meil läheks midagi paremaks või mis iganes või soodsamaks, kindlasti mitte. Pigem on ju asi selles, et me maksame selle kõik need suured summad sinna alla ja me maksame ikkagi oma selles suhtes maksude näol, nad tõstavad ikka seda veel kõrgemal on ja kõik lihtinimesed maksavad selle lõppkokkuvõttes kordades kinni. Siis on vaja ju need hooldused teha, oleme jälle meie maksama on ju. Siis kui midagi seal juhtub, on ju, selles suhtes, et ma ei tea, kui palju õnnetusi nendega on juhtunud. Selles suhtes, et oleme nüüd ausad, need tuulikud on põhimõtteliselt sellesama maantee juures, on ju. Me ju kunagi ei tea, kui mingi auto sõidab ainult üks, et ta lihtsalt annab otsad ja lendab ja kõik, mis iganes. Või need jääprobleemid on ka selle juures. Viru-Nigula vallal on ka kaasav eelarve. Kuidas sa näed, kas on seal ka selline kogukonnal võimalus nagu kaasa rääkida, et tehaks lastemänguväljakuid või et tehaks mingi park korda või et kui palju sa nagu seda kõrvalt nagu oled märganud, et see asi läheb õigesse kohta, et Kunda, ma ütlen, võib-olla Kunda on see Kunda, ütleme, ujula või see ujumiskoht on minu meelest üks väga tore saavutus mõnes mõttes, aga kas neid ei peaks ka sinna Aseri kanti tegema? Ma ise ei ole Aseris käinud. Aseri inimesed on ka leidnud, et see Kunda ujumiskoht, et nüüd on see lõpuks võsas puhtaks tehtud ja saavad sinna juurde kenasti ligi, et ka selline põhjaranniku ütleme, et põhjaranniku välja ehitamine või pigem see, et inimesed pääseksid merre, et samamoodi on ju võimalused Aseri kandis ka need asjad ära teha, kui muidugi tehakse. Aga Sigrid, su lapsed käivad koolis, kuidas Kundas haridusega on? Jah, praegu käivad 4 last seal, 8., 7., 4. ja 2. klassis. Et kuidas huviharidusega on? Kas on ka vallapoolne toetus piisav või kas lapsed saavad käia ja valida selliseid ringe, kus nad tahavad käia? No korvpall on täitsa olemas selles mõttes, et meil on hästi tere Kaido, kes tegeleb selles mõttes sellega. Samas ma ei saa öelda, et neid üldse nagu ei ole, samas tegelikult on. Seal on näiteks jalgpall on selles suhtes olemas, et Tarvas käib seal tegemas algklassidele. Ongi see sama korvpall, siis on mudilaskoorid ja kõik sellised asjad ja tegelikult on ju ujulas on võimalik minna ka täpselt samamoodi ka on ujumistrennid ja siis ma täna käisingi seal spordikeskuses, käisin oma laste ja lapsel järgi ja vaatasin, et sinna oli ka juurde veel tulnud nagu kus lapsed saavad siis et nad said nagu põhimõtteliselt mingid ühesõnaga jälle mingi treening, mingi uus on nagu tulnud. Ja siis ma vaatasin täitsa seda, et tundub päris huvitav ja ma kandideerisin oma tüdrukut sinna ära. Et me läheme teeme proovi, vaatame, kuidas mismoodi see on ja kui sobib, siis loomulikult las hakkavad käima seal. Väga tore. Aga see asi ka, et ümberringi me näeme, et on suur surve maakoolidele, eriti omavalitsuste gümnaasiumitele, et seda nimetatakse koolireformiks, et kuivõrd Kunda gümnaasiumit ohustab see, et see gümnaasiumi osa võiks nagu suletud saada või? Meil oli nüüd, äkki oli 8. oli täitsa kooli koosolek ja sellest oli ka juttu seal. Et siin aasta 35,
et siis tuleks see juba päevakorda, et arvatavasti tuleks hakata mõtlema selle peale, et gümnaasium nagu siis kinni panna, et kuna lapsi on liiga vähe ja kõik selline see. Mina jällegi eeldan seda, et tegelikult võiks ikkagi näha nii palju vaeva teha tööd selleks, et see gümnaasium jääks alles. Miks? Küsimus, selle vastus on väga lihtne. Miks lastelt võetakse võimalus ära kodu juures käia ka gümnaasiumis? Miks peab hakkama näiteks, toomegi näite, et nad elavad Kundas lapsed, nad peavad hakkama käima näiteks Rakveres hoopis. Nad hakkavad sõltuma põhimõtteliselt kas siis bussidest või lapsevanemad peavad hakkama ise neid viima seal asutus ikkagi sinna, et nad saaksid sinna gümnaasiumisse minna või mis iganes. Kas see nagu ebaõiglane ei ole või? Ja veel enam, et kui me räägime selle suhtes, et meil on ju väga palju ka selle suhtes eritoega lapsi, erivajadusega lapsi on ju. Neil on niigi raske selle suhtes, et üldse toime tulla seal koolimajas. See on selles suhtes, et ta on käinud siis kuni seal 9. klassini seal koolis ära, on ju, tal on ikkagi see tuttav keskkond. Ja kui me nüüd võtame, ta lõpetab seal 9. ära ja siis ta peab hakkama mõtlema, et aga mul on vaja nüüd teise kooli edasi minna. Seal on jälle uued õpetajad, uus, kõik asi on uus. Ja kui raske on tegelikult sellel erivajadusega lapsel minna sinna uude, tal on vaja kõigepealt sinna sisse elada ja see võtab meeletult kaua aega. Selles suhtes see usalduslik suhe tekiks õpetajaga, sest tegelikult ütleme ausalt, meil on praegu Kunda koolis päris mitmete õpetajatega ongi usaldusküsimus. Ei saa usaldada, lapsed ei usalda neid, nad ei taha sinna tundi minna, sellepärast, et nad on lihtsalt tekitanud selle olukorra selliseks. Aga kui sa lähed kooli ja räägid kooliga, siis nemad probleemi ei näe. Räägivad, kõik on hästi, kõik on ilus. No see on vist hästi levinud probleem, et ei taheta tunnistada, kuigi ma ütlen, et kõik asjad algavad juhtimisest. Eriti koolide puhul on see hästi oluline, kes on koolijuht ja kuidas, kas temal ka silm särab, et kas ta tahab seda kooli arendada, kas ta tahab siit nagu edasi minna, et igal juhul EKRE seisukoht on see, et kodulähedased koolid peavad lastele säilima ja ka gümnaasiumi haridus peab olema kättesaadav ja kui me juba siin natukene ka tuugenitest rääkisime, siis meie EKRE see kindel seisukoht on, et ka Viru-Nigula valda ei tohiks rohkem nende tuulikutega reostada, seda enam, et minu meelest on seal juba piisavalt tuugeneid, kui sõita sellise kena tuulise ilmaga Narva poole, siis sa näed, et enamasti 1/3 tuulikutest töötab, ülejäänud, ma ei tea, mida need teevad, varuvad jõudu, et järelikult on elektri hind võib-olla börsil selline, et ei ole mõtet tuuleenergiat toota, aga kui me nüüd vaatame, just sa ennem ka tõid ju selle tähelepaneku, et elektri hind võib-olla ei olegi enam nii kallis. Sinna on juurde tulnud igasugused taastuvenergiatasud, võrgutasud, et kõik tegelikult tasud, mis on viimasel ajal sinna juurde liidetud ja mis on ka tõusnud, on ju seotud sellega, et valmistatakse ju ette neid võrguühendusi uute tuuleparkidega. Aga Sigrid, aitäh, et sa täna tulid meile natukene rääkima, mis toimub Viru-Nigula vallas. Ma soovin sulle edu valimistel. Ma leian, et selline inimene peaks saama volikokku. See on kõigile hea, kogukonnale hea, sest sa tood uut ja värsket verd. Aitäh sulle! Jah, aitäh! Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Head saatekuulajad, minu teine saatekülaline on Pille Bergström, kes on kohalike omavalitsuste valimistel EKRE kandidaat Haljala vallas. Tere tulemast, Pille! Tere! Sa oled Haljala vallavalitsuse liige ja kindlasti oled sa paremini kursis Haljala vallas toimuvaga kui tavakodanik. Siis ole hea, palun räägi, milliste probleemidega Haljala vald vastastikku seisab? No Haljala valla põhilised probleemid seisnevad muidugi tuulikutes ja päikeseparkides.
ähvardavad kuskil eemal ka kaevandused, praegu ei ole päris aktuaalsed, loodame, et neid ei tule, aga tuulikute probleem on tõsine. Praegu on meil 2 eriplaneeringut, üks on niinimetatud idapoolne ja teine on siis läänepoolne, mis on hetkel küll lõpetatud volikogu otsusega, kuid kohtusse kaevatud arendaja poolt, nii et mis edasi saab, arvatavasti tuleb võidelda veel pikka aega. See on täiesti uskumatu. Haljala valla külje all või tegelikult päris valla piirides on meil Lahemaa rahvuspark. Kui kaugele siis Lahemaa rahvuspargist need tuulikud ja hübriidparke jääma hakkab või? No arendaja praegu, hübriidpargi arendaja planeeris nii, et oleks nagu pool kilomeetrit Lahemaa piirist. Aga näiteks RMK tuulealad, mis olid oksjonil, mis jäävad selle sama planeeringuala sisse, need ulatuvad päris täpselt siis rahvuspargi piirini. See on täiesti enneolematu. Me oleme harjunud, et see Lahemaa rahvuspark ja see Võsu piirkond, et see nagu kuurortpiirkond, puhkuste piirkond ja nüüd siis tahetakse seda tegelikult muuta tööstusalaks, sest ega ju tuulikud ei piirdu ainult selle sama ühe torni vundamendiga, vaid sinna juurde on ju vaja need kõrgepingeliinid, alajaamad, juurdepääsuteed, kõik, mis ühe nagu sellise tööstusega kaasas käib, et EKRE peab võitlust ja ma ütlen ka tuulikute vastu ja see, et see üks eriplaneering seal hetkel justkui lõpetati, on ju tegelikult suuresti ka EKRE töö. Jah, me oleme võidelnud nende planeeringute vastu juba 23. aastast. Et siis, kui see idapoolne planeering algatati väga ootamatult, minu jaoks vähemalt, EKRE jaoks, siis ainukene siis, kes vastu hääletas, oli EKRE, läänepoolsega oli juba mõned veel koalitsiooniliikmed, kes oli vist 4, kes hääletasid siis vastu, kuid läbi nad läksid aga siis ma mõtlesin lihtsalt nii, et kui see läänepoolne ka tuli ja see kahe nii-öelda kauni Viitna loodus selle järvede ja siis Lahemaa vahele, et no midagi nüüd tuleb ikkagi hakata ette võtma, sest inimesed küll nurisesid, aga nad nagu kogukondi, väikeste kogukondadena nagu omavahel nagu esitasid tegid kirju ja asju, aga tuleb ühendada terve vald. Et sai siis tehtud see nii-öelda tuulikute grupp ja kutsutud inimesi sinna ja saadud kontakte ja saime siis lõpuks kokku jaanuaris, selle aasta jaanuaris ja millest siis hakkas arenema see tuulikute vastane ikka tõsine võitlus. Sest tegelikult mulle jääb ka mulje, et vaatamata sellele, et on pidevalt nagu ka meedias räägitud ja Facebookis jagatakse erinevaid neid videosid tuulikute kahjulikust mõjust, on nii palju inimesi, kes pole tegelikult kursis, et tema koduaegada, tema tahaaeda planeeritakse tuuletööstust, eriti veel, kui sa oled plaaninud elama kuhugi looduskaunisse kohta ja tegelikult ka, kui need tuulikuarendused ellu viiakse, me ju ei saa enam rääkida sellest samast Haljala vallast, millega me oleme ju harjunud. Tulevad ju hoopis uued probleemid, ma arvan, et tekivad nagu igal pool mujal maailmas, me oleme näinud, inimesed hakkavad piirkonnast lahkuma. Ja see jutt, et mujal maailmas ollakse rahul, ju ei vasta tõele. No tõesti ei vasta, et kui uurida nüüd internetist, seal on väga palju informatsiooni, siis inimesed hakkavad vastu üle maailma ja ka üle maailma juba lõpetatakse neid projekte, rahad lähevad tagant ära, loobuvad eriti just meretuuleparkidest, loobuvad ka arendajad, aga nüüd nad tahavad neid samu meretuulikuid meile hoopis maa peale panna ja Eesti on siin esirinnas nii-öelda see pioneer.
näitaja. See on tõesti nagu ennekuulmatu, et meretuulikuid planeeritakse maismaale. No muidugi, merele on ju kordades kallim nende ehitamine ja mujal maailmas nähtavasti ei olda nõus sellega, et nii massiivsed tornid või tuuletööstus tuleb majade või elamute vahele. Aga Pille, kui jätta nüüd kõrvale see tuulikute probleem, et kuidas muidu Haljala vallal läheb, et millised on teie igapäevamured ja rõõmud? No, tegelikult rõõme on ka, et meil on praktiliselt valminud üks koolimaja siin 4 aasta jooksul ja peaaegu siis võiks öelda, osa Võsu kool lasteaiast, et väga ilusad hooned ja ma olen kuulnud, et õpilased ja õpetajad on rahul. Haljala kool küll isegi jääb meil väikseks, meil on nii palju lapsi vahepeal tulnud. No, loodame, et see jätkub. Ja see tähendab seda, ma tuletan ka kuulajatele meelde, et Haljala vallas on EKRE koalitsioonis ja teie ajal, või ütleme, et EKRE koalitsioonis ja valitsemise ajal on ju just see koolimaja ju valminud ka. Jah. Et oli ju selle koolimajaga eelnevalt või probleeme, et asjad venisid, kõik läks kallimaks, aga see tähendab, kui lapsi on juba rohkem kui koolimaja mahutab, see tähendab, et järelikult noored pered tulevad Haljala valda elama. Kas on näha sellist tendentsi või? On küll, tegelikult tahtjaid on, me oleme siin, meil on arendused, elamu nii-öelda rajoonide arendused plaanis, aga just jälle jõuame sinna tuulikute juurde tagasi, et kui nüüd need tuulepargid ja see tuuletööstus tuleb, siis äkki paljud loobuvad, äkki paljud tahavad ära müüa oma kinnisvara, kui nad veel saavad, mõned võib-olla enam ei saagi, kes liiga lähedal on, ei maksa nii palju, lihtsalt hinnad langevad, kinnisvara hinnad. Aga loodame, et seda ei tule, sest meil on ikka rohkem peaks olema turismil, arvestades Lahemaad, arvestades meie ilusaid losse, Valmset ja Sagadit ja seda loodust, et turism peaks olema, väike ettevõtlus ja turism peaks olema siiski see põhiline tulevik. Ja mida ma tahaks veel kiita, on ju Võsu rand. Haljala vald on sinna teinud tõelise sellise, ma ütlen, et Eestis harva nähtava infra sinna kõrvale, et seal on kõik need riietusruumid, vesi, tualettruumid, mida ju tegelikult tavalistes randades sellisel kujul ju ei kohta ja nähtavasti ei ole justkui odav lõbu ka Haljalale. Ei ole ja meil on ka muidugi loomulikult nagu ametliku ranna juurde kuulub ka vetelpääste, et kõik nõuab, tähendab ülalpidamist, hoolitsemist, parandamist, iga aasta tehakse koristustööd, see kõik maksab. Et jah, aga ilusamaks on läinud küll. On küll, ma ise käin ka tihti Võsu rannas ja ma tõesti ütlen, et väga ilus on ja tõesti tõeline selline kuurort koht. Aga kui nüüd mõelda, et mis plaanid veel ees on, kui EKRE-l on ju terve rida valimislubadusi, mida me tahame nagu ellu viia, et milliste töödega või millised plaanid on veel nii-öelda varuks, aga ootavad siis uut valimisperioodi või jah? No üks asi, tegelikult on 2 asja, mis on väga logiseb ja mitte kindlasti Haljala vallas on bussiliiklus, aga seda nagu vald üksi, see on koostöös Transpordiametiga, eks need asjad käivad, aga seda tuleks korrastada ja ajada. Väga paljud inimesed lihtsalt ilma autota liikuma üldse ei saa, ei tööle, ei kooli, ei poodi. Et see on üks murekoht, mis tahab lahendamist. Teine asi on see, et terve valla ainukene siis kütusejaam või tankla nii-öelda asub Haljalas. Kogu see rannapiirkond, suvel suvituspiirkond, kus on väga palju rahvast, kus on ka väike ettevõtjad ja majapidamisi, siis isegi näiteks
kui on vaja muruniidukile bensiini, siis tuleb sõita 50 kilomeetrit edasi-tagasi Haljalasse, eks ju, et võiks siiski olla tankla selles Võsu piirkonnas kuskil. Jah, et kui me tahame nii-öelda loodussäästlikumalt elama hakata, siis võiks tõesti see tankla olla seal piirkonnas ja minu meelest on ka seal piisavalt inimesi, kes selle tankla ära nii-öelda majandab. Aga kuidas teil huviharidusega on? Huviharidusega meil on väga palju tegelikult selliseid lastele ringe. Meil on, ütleme niimoodi, et saab mängida korvpalli ja kõike niisugust vaba aja veetmist on. Ja rõõm kuulda ja kui ümber ringi me kuuleme, kuidas kodulähedased koolid kinni pannakse, siis teie Haljala vallas hoopis ehitate ühe koolimaja veel juurde, vaata. Jah, sest et mis on tegelikult olnud siis meie koalitsioonis ka plaan, et tegelikult Võsu piirkonda peaks arendama edasi ja ei saa tekkida sellist ääremaastumist ja loomulikult selle jaoks on kindlasti vaja kooli, et see koalitsiooni üks mineku tingimusi oli see, et meie kool ei sulge ega ei vähenda neid kooliastmeid, et see, mis on, see peab jääma ja see siiani on ka jäänud, samuti on jäänud ka raamatukogud ja sai muretsetud raamatukogu buss, väga armas on see, et vaikselt areneb, jõudumööda. Rõõm kuulda. Igal juhul aitäh, Pille, tulemast ja natukene meile siis seda Haljala eluolu tutvustamast. Igal juhul ma soovin EKRE-le palju jõudu, palju edu. EKRE esinumber on Leo Bergström, teine number on Madis Kalman ja kolmas Pille Bergström. Nii et igal juhul soovitan kõigile Haljala valla kuulajatel valida EKRE-t. Aitäh, Pille, ja jõudu! Aitäh! Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Kuulmiseni järgmisel laupäeval, siis räägime juba jälle Rakvere teemadel, mis siin tuleks korda teha, mida tuleks edendada, mida tuleks ära hoida. Kohtumiseni! Kohtumiseni! Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.